Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere head sõbrad, jällegi ajame natukene Eurovisiooni juttu ja siin aasta viimases saates võib-olla eemaldume natukene muusikast ja vaatame siis Eurovisioonile kui ühele suurele üritusele ja suurele meelelahutusnähtusele. Mul on väga hea meel, et täna on meile stuudiosse külla tulnud fotograaf Andres Puting. Tere! Tere! Kas sa kuulad ka neid laule, mis Eurovisioonil käivad? Kui päris aus olla, siis ma mängin nad läbi enne, kui ma lähen sinna pildistama. Ma mängin kõik riigid läbi, võtan YouTube'i ette ja siis ma hakkan nagu mõttes valmistuma, et mis asi seal vastu mulle hakkab vaatama. Aga no ma ei kuula nagu niimoodi 10 kordi. Ei. Mis see tähendab? Mis see eesmärk on sul läbi vaadata? Ma usun, et sa saaks oma töö suurepäraselt ära tehtud ka niimoodi, kui sa lähed sinna kohale ja sa üldse ei tea, kes mida laulma hakkab. Eks mul tekivad ka enda mingisugused sellised meeldivused, kui saab nii öelda. Aga eesmärk on näha, kui palju seal need artiste laval nagu kargamas on ja mis pilte ma seal hakkan nagu tootma, tegema. Ehk siis läbi nende videote, mis sageli annab üsna petliku pilli, sest laval on asi hoopis teistmoodi kui see videopilt. Aga ma saan aru, kus need rütmid on, kus on, ütleme, mingisugused käeliigutuse kohad, mida ma hakkan kaamerasse püüdma, nii et neid asju vaatan. Räägi sellest, kui mitu korda sa oled Eurovisioonil käinud ja mis sinu ülesanded seal täpselt siis olnud on? Ma olen hästi palju käinud, kui ma hakkan nüüd päris tagasi lähen, siis minu Eurovisiooni kokkupuud hakkas siis, kui Eestis oli Eurovisioon, aga siis ma teen pilti, siis ma nagu korraldasin turvateenust. Olin nagu seal projektijuht. No siis ma nägin seda köögi poolt päris lähedalt, kuidas nullist ehitati üks selline euroküla, nagu eurotsirkus, kusagile Saku Suureli ümber sinna sisse ja seal sees olles siis sai selgeks, mis asi see täpselt on, sest see ei ole päris, ütleme, minu jaoks ta ei ole muusikaüritus, ta on rohkem selline tehnika olümpiamängud, kus nii tele kui video kui heli kui valgustehnika pannakse nagu täiega proovile ja selle 2 tunni sees nagu režissöörid toodavad põhimõtteliselt 42 või palju seal need riike on, nagu toodavad nagu muusikavideot väga piiratud aja jooksul. See on see, mis mind tõmbab. Nii, sealt edasi, 2002 olid sa siis vastutav turva eest. Kuidas siis fotograafina on sinu karjäär kulgenud seal? Fotograafina minu esimene kokkupuude oli 2008, kui ma olin Belgradis. Delfi saatis mind sinna pildistama. See oli selline huvitav kogemus nagu pressi poole pealt seda asja vaadata, kuidas samamoodi, ta ei ole muutunud, see on üks mudel, üks selline, kuidas ma ütlen, üks projekt, kus sa lihtsalt teed pilti sellest, mis sulle see lava peal vastu vaatab. Mis on muutunud on see, et iga aastaga uueneb tehnoloogia, uueneb kaamerapark, uueneb helitehnika, uueneb valgus. Kord on üks aasta on sul taustaks seal LED-tehnoloogia, ekraanid, vahest on valgusega tehtud trikke, nii et see ongi see väljakutse, kuidas selles olukorras, mis pidevalt muutub, toota niisugune nagu lahe pilt, mida siis nagu igas riigis vaadatakse ja nagu kõik nagu rahul on. Ja on ka neid, kes ei ole rahul muidugi alati, jah. Milline tehnoloogiline lahendus sinu jaoks on olnud kõige huvitavam, kui me räägime sellest lavapildist? Lavapilti, kui sa hakkad vaatama, siis ma olen näinud, ma olen käinud Bakuus, oli päris huvitav, seal ehitati praktiliselt nullist nagu randa, ehitati hall, kristallpalee nii-öelda. Siis nagu sisuliselt värskes majas toodi uus tehnoloogia. Ma nägin seal laest alla kukkuvad kaameraid, mis oli nagu kaamerapostid 2 pool lava, mis kukkusid metsiku kiirusega alla, seal oli hoiatused, et mingid turvaalad olid osa. Et see oli nagu päris huvitav vaata, kuidas see pilt seal toodeti, nagu videopilt. Aga fotograafina, iga aasta on selline, minu jaoks on alati probleem, kui on sul nagu ekraanid taga, siis sa pead nagu hakkama teatud särja ja kiirustele mõtlema, see on selline tehniline jutt, et need lendavad banaanid ja liblikad ja see ei ole minu jaoks, mulle meeldib rohkem valgusega mängida, ehk siis kui sul on valguslahendustega inimesed välja joonistatud lava peal, see on palju nagu pildiliselt palju kaunim kui see, et sul on taga mingid lilled ja siilid ja Kuivõrd erinevalt on erinevates riikides
kõik see, mis puudutab pressiinimesi ja fotograafe korraldatud või see mudel käib kohast kohta? Üldiselt see käib kohast kohta, aga nii palju, kui ma olen käinud, mul vist tuleb 11. aasta ja igalt pool pressiinimesi, kõike sa tunned neid inimesi, seda päris pressi on seal ka nagu ümber mitte väga palju. See on rohkem selline fännipind. Aga see seal, kuidas ma nüüd ütlen, hästi soojalt meenustatakse iga aasta mulle Eestis toimunud Eurovisiooni, kus oli pressiruumis tasuta siider ja tasuta alkohol, tasuta õlu. See on kõigile väga südamesoe olnud ja kõik meenutavad ja ootavad uuesti selle kordumist. Kõik tahavad tagasi Eestisse tulla, nad teavad, et siin saab juua. Ehk siis mujal peab ikka käraka eest maksma, nagu ma aru saan. Igal pool peab maksma. Vahest on nii, see muutub iga aasta, ta muutub, ütleme nii, et see pressialas seda söögi massiivi, see teeb alati vähemaks, see nänni baas, mida iga aasta antakse, plaate ja asju, need teeb iga aasta vähemaks, keskkonnateadlikkus tungib peale. No minu kogemused on peamiselt spordisuurvõistlustelt, ega seal ka ikkagi need kotid kogu aeg, mida jagatakse, lähevad väiksemaks ja sisu läheb ka aina mõttetumaks. Ei, seal mingi kotte, jah, nüüd eelmine aasta on üldse mitte midagi öelda, et me oleme väga keskkonnateadlikud, et roheline maailm ikka peab ellu jääma ja ei ole seda tränihoja, seda lõpmatuid sulgi ja šokolaadiunnikuid või mingi plaate ei kuulatagi enam, nüüd on paned väiksemaks leid USB-d ja sellist asjad. Kas sinu jaoks on huvitavam või selle ürituse kulminatsioon ikkagi see finaalkontsert või kui palju sulle pakub huvi kogu selle muu melu pildistamine, mis seal on? Tead, seda melu ma nagu väga seal, kui ma seal toodan sellele korraldaja tiimile, see tiim on ka tegelikult aastast aastasse üks, seal on rootslased, taanlased, sakslased, tuttavad näod, nagu vanad sõbrad saame kokku seal, et sa tead, mis seal laval toimuma hakkab. Põhimõtteliselt nii, et kui sa oled seal seda lava ees seal pildistad, sul on selline tunne, vahet ei ole, mis riik seal väljas on, üks sama tiim, üks sama lava, ütleme nii, väljakutse, kus ma ütlen, kõige huvitavam muidugi jah, see otsesaade, aga siis ma liigun mööda saali ringi ja püüan seda nagu rahvamelu, selleks ajaks on mul nagu kõik pildid juba käes, ehk siis kõik need portreed, detailid, ahastused, rõõmud, käeliigutused, millegipärast kõik artistidele meeldib liigutada paremat kätte ette ja vasakut kätte ette. Mul on see galeriis, kus üks käsi ja teine käsi hakkab korduma, nii. Et see on nagu see koht, mis nagu mul väljakutset nagu pakub, et kas ma tahan neid käe tõstmisi kogu aeg pildile saada, sest need on aastast ühte moodi kogu aeg. Et see on see. Aga jah, see otsesaate kõige mõnusam hetk on minu jaoks tõenäoliselt see, kui need tiitrid minema lähevad eest ja siis ma saan seda võitet pildistama lavale minna alguses. See on mul mingi 5 sekundit aega selleks ja siis ma lähen ja ma teen selle ära. Aga see on kõik. Kuivõrd palju sina pead seal konkureerima teiste fotograafidega või selles mõttes, kuna sina seal teed korraldajatega koostööd, siis ei ole probleemi? Ei, ma ei pea väga konkureerima, aga ma koos korraldajatega paraku mõtlema, et kõik saaks oma selle pildi kätte, et mingi niisugust pahatahtlikkus, et ma teen nüüd paremini või et ma teen omale parema koha. Iga kord me mõtleme läbi, mismoodi seda nagu paremini võiks teha, ütleme lähemale, kõik lähevad lähemale ja siis lõpuks pildistame nina sõõrmeid ja hambaplomme, nii lähedal me ka ei taha, eks ju. Aga eks mul on omad eelis, ma saan nagu liikuda rohkem mingites piirkondades ja see sama otsesaate ajal kusagil rahva sees olla, see on midagi teistmoodi, jah. Kui suur see fotograafide ring on, kes seal kontserdite ajal saalis ringi liigub? Saalis liigub ringi ainult mina. Ainult sina, jah? Jah. Teised on puuris, või tähendab selles alas, kus on see nii-öelda fotopuul seal lava ees, neil on seal umbes 10 suuremat, maailma suuremat, ütleme, ettevõt, Reutersid, AFP, kõik on seal oma suurte kahuritega, püüavad neid samu otsevaateid, suuri detaile. Et minu nagu eelis ongi see, et ma saan nagu saalis toota natuke teistmoodi pilti. Aga see läheb ka kõigile, nii selles mõttes ei ole nagu vahet, et ma toodan samamoodi kõigile pilti, kõik võtad võtta, kasutada ja ongi kõik. No selline fototehniline küsimus, et mis mõte siis nendel ülejäänud 10 seal üldse olla on? Kui sa tahad minu käest teada, siis ma ei tea. Ma ei tea, sest need on tõesti, võib-olla see 2 nädala jooksul, ma olen 2 nädalat pildistan neid proove, seal on 2 nädala jooksul ma seal põhimõtteliselt hommikust õhtuni kõik mõtlen, mis on ikka, tee selle pildi ära, see plõks, see on lihtne, imelihtne, plõksuta. Mine plõksuta seal 2 nädalat, iga päev on, iga lauljal on mingisugune aeg.
kunagi olin kokku, üks laulja laulab seal kuskil 18-20 korda oma laulu selle aja jooksul, kui ta seal kohal on ette, ehk siis laval, pressiruumis, kuskil seal lava taga mingitel üritustel. Ma pean tegema võrdselt kõiki riike selles mõttes, et mul on ka oma plaan, kuidas ma teen seda, et suured plaanid, laiad valgustused, kõik ühte moodi, et oleks nii, et kõik riigid jääks nagu rahule. Loomulikult igast riigist on ka enda fotograafe, aga ütleme selle finaalsaatel, siis on jah hästi piiratud ala. Ja siis meie seal tiimis on 2 tükki, ehk siis üks on nagu lava taga, üks on siis nagu rahva sees. Ja. Et 2 toodame sealt. Kas see tagasiside jõuab sinuni ka, kui riik ei jää rahule? Muidugi on. Millegipärast on mul see nii alati, mul ei ole nüüd sotsiaalmeediat nii palju, Facebook on minu jaoks minevik juba 2 aastat, aga mingi aeg oli huvitav jälgida, et kui ma Eurovisioonile läksin, siis alati tekkis selle palju mingi sõbra requesti ja mingid sõnumisoove mingitest kummalistelt inimestelt, kes kõik väga tahtsid piltidest rääkida. Aga mul meilid ja telefoni kõik kätte saadavad, võtke, helistage, suhtleb. Aga oli küll jah, mul on olnud mingeid pilte, kus ma olen pildistan kogemata mingit kellegi tagumikku, mis oli liiga palju näha või kuskil. Sellest tekkis jah, väike pinge, aga siis siiamaani on kõik hästi, nii et käis korra mingi siuke võbelus läbi ja kui seal oli kuskil seelikuvalt paistis nagu rohkem kui pidi paistma, aga mina ei märganud seda kohe, ma pärast panin pildid üles ja öeldi, et kui nüüd tekitasid ühe tagumikuskandaali meil siin nüüd, aga ei, see läks mööda jah. Aga kuidas seda skandaali siis lahendati? Kas see käib nagu üle sinu pea ja see, et korra öeldi, et vaat siukse pildi tegid, see oli kõik või? Kui seda Eurovisioonil on üldse siuke teistmoodi lugu, et seal on neid draamasid ja skandaale õudselt kerge tekkima, inimesed on siuksed, kuidas ma ütlen, teistsugused inimesed, nad on siuksed lauljad ja tundlikumad ja seal on hästi lihtne tekitada mingeid draamasid, aga need tulevad ja lähevad, nagu Tallinnas torm tuleb ja läheb ja sa ei mäletagi homme enam seda. See ei ole nii, mis jätaks jälje sulle. Selles mõttes sa oled oma töös vaba ja sõnas vaba, nagu tänapäeval on moodne öelda, et kuidagi ükski riik ei saa sulle ette kirjutada, et meid pildista niimoodi või? Ma mõtlen, meil oli proovide alguses on olnud, kui algab päris alguses, siis öeldakse, et ära väga lähedale tee, et meil pole Krimmi peal, aga üldiselt on riigid, kes alati on täispauk, Krimm on kogu aeg, kuigi neil öeldakse, et ei ole vaja, panevad täie rauaga. Nii, et mis riigidest me räägime siis? Balkani riigid, kui neid mõelda, Albaania vist isegi oli üks. Et nendega on alati nii, et nad on kogu aeg nagu kuigi öeldakse, et tulge kas või dressides ja proovi, et meil täna ei ole see nagu full dress rehearsal, nagu öeldakse, aga ikkagi nad tulevad nii, et ja see on nagu parim variant ka mulle, et ma saan nagu näha, kuidas see asi nagu välja hakkab nägema selle 3 minuti jooksul, et see pilt kätte saada. Ja tavast ongi need niisugused paremad hetked on see, kui on refrääni hetk, siis on kõik valgus peal ja kaamerad lendavad selle ümber, teevad igast pöörded ja siis on nagu see nagu pildi mõttes kõige parem hetk, aga see on ka mingid niisugused sekundid. Nii. Aga jah, ettekirjutusi ma nagu ei mäleta küll ausalt. Et ei tohi teha, et on liiga pikk nina või ei ole. No eks selle Eurovisioonil on ju 2 tüüpi laulud, mis üldiselt lähevad peale, kas hästi ägedad show-numbrid või siis hästi sellised tingimatvad ballaadid. Üks on hästi liikuv, teine on justkui hästi staatiline ja pigem siis selline suure plaani fotot eeldav. Kumb sulle rohkem meeldib ja kumb raskem? Minul meeldib see, kus on vähem liikumist, sellepärast et pildides on lihtsam. Mis lihtsam, sa saad teravamad pilte, kui sul käib mingisugune kargamine nagu paar aastat tagasi oli, kus on mingi 4-5 artisti liigutavad ennast kuskilt mingist toast tuppa aknast aknasse, mingid siuksed sellised estraadi asjad, siis on seda nagu pildiselt nagu, sa pead ära ootama selle hetke, kui need korraks seisma jäävad, sa saad selle plõksu kätte. Aga kui selline ballaad nagu eelmine aasta võitis, klaver, laulev mees, lahest kukub lamp alla, see tuleb üles alla, ta nagu väga liigu. Sa saad tema näole keskenduda ja siis hakkad otsima nurka, kus see valgus paremini mängib. Et seda on parem teha, jah. Kuigi see on lihtsam teha selles mõttes, et sa ei tee sul palju pilte, palju sa ikka seda lahtist suud teed. Ongi kõik, et teed need oma pildid ära ja saad puhata korra silma. Silm saab vatti kõvasti, jah. Kui sa nii palju neid lauljaid nii lähedalt proovida jälgid läbi objektiivi, siis sinu käest on väga hea küsida, et kui palju nad siis arenevad nende proovide jooksul? On sellest kasu ka? Jaa, on. See on nagu spordipildistamisega. Sa näed ära, kes, just hiljuti oli juttu selle teemal, et läbi pika toru sa näed ära, kes nagu võitleb lõpuni või kes loobub juba alguses või kes hakkab murduma.
et sa näed selle emotsiooni sealt näost, sa näed, kes areneb, no võib-olla mingid liikumised muutuvad natuke, seal väga palju seda ruumi pole, sest kõik annavad ka seal proodes maksimumi. Sa ei saa ette näha, et mingi tehnika ei tööta sul seal, kui paar aastat tagasi meie lauljal oli, et mikrofon oli seal mikrosekund ei olnud sees või mingi siuke asi, aga väga palju muutust ei ole. Aga näo ilmest on näha, kes on närvis, kellel silmad hakkavad värelema, lõugu väriseb või niisugust asja. Seda sa näed ära küll, pikatoru, see on selle pikatoru traagika, aga õnneks pildile see ütleme, väga ei jää inimese hirm või nii. Aga närvis ollakse siis ikka kontsertite ajal või ka proovis? Kuule, proovis on ka, sest nende jaoks on see ikkagi, vaata, proovis salvestatakse päris palju ja tõenäoliselt mingisuguseid osasid proovides kasutatakse seal nendes kordustes, võib-olla kui vaja mingisugune telefoni hääletuskordusid näidatakse, siis nad teavad, et tegelikult ju ka proov on oluline, žüriiproov, mis on päev varem kui see finaalsaade, see on oluline, see on otse nagu žüriidesse, mis läheb igasse riiki, kes sellel poolfinaalis on. Et nad ikka pingutavad ja seda närvitsemist on näha, jah. Kes siis eestlastest on sulle seni kõige parem mulje jätud läbi objektiivi seal suurel laval? Eestlastest... ma hakkan meenutama nüüd, ma tõesti ei mäleta, need on nii palju. Mulle meeldis naljamõistes, muidugi kõik eurofännid nüüd tulevad mulle kallale, aga Leto Svet oli väga hull. See oli väga hull ja seda öeldakse, et see siiamaani Eurovisiooni ajaloo kõige koledam asi, aga mulle meeldis see naermine enda üle, ehk selle kogu selle nagu eurokarnevali üle või tuleb vahest naerda selle üle. Et inimestena mulle need ka inimesed meeldisid, et Peeter Oja ja Võrna ja Reino Tamm ja lahedad kujud olid. Aga need lauljad, Eesti lauljatest, Ott on alati hästi lahe kuju suhtleja. Keegi ei ole nagu selline, nagu kipume arvama, et nad on niisugused, käivad ninnad püsti ja kõik on tavalised lahedad inimesed ka lava taga, lava peal, et mul ei olegi nagu niisugust eeliseid tuua praegu. Ei, kõik on hästi. Aga kes närvis on olnud? Närvis? Ott oli närvis kunagi. Mulle tundus, Oti hääl hakkas murduma. Aga see ei olnud nii hull. Kes meil olid siin? Pootsman natuke vist oli ka närvis. Aga ta ei olnud nii nähtavalt. Vaata Pootsmani pealt, sa näed ära, sa kuuled hääle järgi, et midagi seal natuke on, võib-olla mingi noot vist läheb valesti või mingi siuke asi. Aga see on nii vähe näha. Kui sa ei oska nagu kuulata ja märgata, sa ei märka seda. Nad oskavad varjata hästi. Aga see, mis sa välja tõid, et on näha nagu sportlase puhul, et kas pingutab lõpuni või mitte, kuidas siis eestlased selles asjas on, pingutavad lõpuni või? Eurovisioon on ka nagu mingis mõttes nagu spordivõistlus, seal kõik ju panevad oma kogu poweri sinna 3 minutisse, sest see, mis on ümber toimub seal pressialal või seal linna peal kuskil, see nagu väga ei mõjuta, aga mõjutab see, mida sul lõpuks ekraani pealt vastu vaatab see 3 minuti jooksul. Et nad panevad oma energia ja poweri sellesse 3 minutisse ja ma ei ole küll näinud keegi, kes läheks nagu niimoodi käed taskus sinna, et okei, ma teen ära ja lähen teen pärast õlle, et sellist asja ei ole, et kõik pingutavad ikka väga kõvasti. Et see nagu, vahest on ka see pingutus võib-olla maksab võib-olla kätte, et võib-olla liiga pingutama ka ei pea, et võiks vähe niimoodi relaksimalt võtta. Võib-olla, selle aasta, ma võin öelda, et ma see aasta olen kuulanud ja mulle meeldib Uudo see, et ma näeksin tema seda lava esinemist siukest käed taskus hästi laadna olekut, see oleks huvitav, aga mine tea, mis saab järgmine aastaks neis. Aga kas sellega ei ole see, et kui sa tõesti vaatad läbi objektiivi, läbi pika toru talle näkku, siis on nagu lahe see relax, aga äkki ta lava peal ei kanna välja, kui ta väga relax on? No see on jälle televaate hääleta küsimus on ju ja minu meelest on just need, kui me vaatame neid lauljaid, kes on olnud viimase aastat võitnud, kes meil eelmine aasta oli see Hollandi poiss, see oli siuke, temas ei olnud väga siukest pingutamist, laulis oma kurva loo ära. Üle-eelmine aasta oli Iisrael, see oli väga relax selline ühtepidi, selleks nalja tegema ja tegi ära lõpuks. Sa ei tea mitte kunagi, mis sellel aastal nagu see trend on, millega nagu võetakse see võit ära. Ega seal muu ei olegi oluline, see teine koht, 3. koht, see ei huvita kedagi. Oluline on see võit saada ja siis see võiduga kaasnev korralduskogemus, mis tuleb riiki. Sa ütled täitsa ausalt, et see on ette arvanud või? Muidugi on.
sa võid arvata, et seal on mingid onud istuvad ja sügavad pead, nii nüüd hakkame. Kes pole olnud see aasta? Vaatame, et Albaania pole olnud, anname talle või ma ei tea, anname sinna. Mina ei ole seal väga köögi pool, ma ei näe, seal on mingi hääletamissüsteemid, mis on telefoni hääletamis, seal on rahvusvahelised mingid, kuidas ma nimetan, žüriid on. Ma ei tea, kuidas see kokkuleppimine peaks käima sellisel juhul, et lepime kokku, et nüüd see aasta läheb võit, ma ei tea, Austraaliasse või? Ei toimi ju. Aga kas sulle antakse korraldajate poolt mitte siis suuniseid, vaid mingisuguseid ettepanekuid ja nõuandeid, et keskendu sellele ja sellele võib-olla natukene rohkem? Ei, mul on rohkem, pigem mul on endal selline tunne, et läbi aastate tekkinud selline, et kurat, mul siit võib midagi tulla, on ju. Et see nagu on selline, mis võiks olla nagu see trend, aga niisugused suuniseid, et kuule jälgi nüüd seda riiki, et siit, ma ei saa sulle, ei ole sellist asja. Pole kunagi olnud, et pigem on see, et mul on omal vabad käed ja õigus otsustada, mida ma teen, kui palju ma teen ja kuhu ma fokusseerin. Jah, öeldakse jah, et see liiga paljastav pilt, et see on olnud, ükskord mul oli jah see Islandiga oli see palju tagumikus skandaal. Aga kelle puhul sa ei saa täppi pannud, et siit võib midagi tulla ja vaat tuligi? See kujuneb, tead, alguses lähed, vaatad ühe prooviseere ära, siis lähed, tekib siuke arvamus, aga eks see kujuneb teise nädala keskpaigaks lõpuks välja, et mingi siuksed top 3 näiteks, siis need 3 üldiselt läheb täppi. Sa vaatad lihtsalt seda, kuidas ta laval on, püüad ette kujutada, kuidas ta peale läheb mingites riikides, pildiliselt ka, kuidas ta välja näeb, aga ma ütlen, iial ei tea, see on täiesti selline välk, kui sa ei ennusta, kuhu see lööb, ta lööb sinna korstnasse või ei löö, on ju. See on täiesti ettearvamatu asi minu jaoks küll. Nüüd me oleme rääkinud sellest kõigest, mis toimub laval. Mis ülejäänud saalis toimub? Kõigepealt publikust. Mis seal toimub? Publik on hästi kire, ma pean ütlema, et publikud on pildistada Eurovisiooni kõige parem selles mõttes, et nad on kõige niisugused nagu laadnamad. See on, seal on 80% mehi, selles mõttes, aga nad on hästi, kuidas ma ütlen, hästi sõbralikud, et ma olen käinud pildistamas erinevaid mingid kontserte, siis publikuga nagu pildi kättesaamine sageli ei ole nii hea, aga Eurovisiooni puhul on seal, nad on kirevad, nad on lõbusad, nad tulid sinna pidutsema, see on nende aasta sündmus tõenäoliselt ja sealt ütleme, keerad kaamera nende poole, nad võtavad kõiki poose, mis tahad, võivad ka pea peal seista, kui sa palud näiteks, ma arvan, hästi kirev, pildiliselt hästi lahe. See 80% mehi tähendab, et see on ikkagi suur geipidu. Jaa. See on nende aasta sündmus tõenäoliselt ja miks see nii on, ma ei oska seda siiamaani seletada, kus see alguse sai, millisest aastast see käimaks, tõenäoliselt APA-ga seoses. Aga ma ei oska öelda, meie tiimis on ka, pooled on geid ja pooled ei ole ja saame ilusti läbi. Aga selles mõttes see ei ole nagu, see pall ei ole nagu suuremaks veerinud selle aja jooksul, kui sina oled olnud Eurovisiooniga seotud või? Ma ei ole näinud, et see oleks nagu nii üle võlli. Näiteks eelmine aasta Iisraelis oli see selline, ma ütleks, et see isegi pooleks oli. Seal olid pered, lapsed, lapsi ma nägin eelmine aasta kõige rohkem. Ma ei ole nii palju näinud lõppvõistlusel finaalis saalis lapsi, kui eelmine aasta, kuigi see saal oli väiksem ka muidugi. Aga siukest peale tungi või mingisugust sellist asja, ei, kõik on suht aastast aasta, ühed samad näod käivad ringi, seal on pressikeskuses on ala, kus on fänniala, kus on täpselt samad näod, lähed jälle vaatad samad tüübid, samad riided isegi, samad T-särgid vaatab sulle vastu, mis eelmine aasta oli, et üks sama kamp. No eks nemad vaatavad ka, et sama Puting tuleb jälle. Kuule, nad jah, siin teeb jälle, Puting tuleb teeb pilti jälle ja tegi jälle valesti midagi, jälle oli kellegi silm kinni. Ma püüan mitte teha kinnise silma ja lahtise suuga pilti. See nii nimetatud Green Room, mis seal toimub? Green Room on iga aasta siuke, kõik arvavad, et seal toimub midagi, aga ei toimu midagi. Ei toimu mitte midagi. See on lihtsalt teleshows on ta üks osa, kus lihtsalt artistid istuvad, kõik ootavad, nad kindlasti tarbivad seal oheldamatult alkoholi ja muid aineid ja söövad ennast seal, ma ei tea, seakoodis segaseks, aga ei ole sellist asja. Seal on lauad, seal on lihtsalt koht, kus nad saavad maha istuda, nagu polikliinikus oodatakse arsti juurde, mina ootavad seal ees, see on nagu samamoodi istuvad reas seal, ootavad oma numbrid, nüüd mina lähen välja.
eks mina käin laval ära, tulen tagasi, see on istumise koht, kus saavad ennast hästi tunda ja siis nagu riigile kaasa elada lippudega vehkides ja hüpates ja karates, nii et mitte midagi erilist. See ei ole fotograafile huvitav koht? Noh, huvitav muidugi on, siis sa näed emotsioone. Sa näed neid, kes nutavad ja kes neid, kes naeravad ja kes elavad kaasa ja kes istuvad mornilt oma telefonis seal, ma ei tea, peretüli lahendavad või mida iganes, nii et kõike on näha seal, on ju. Pildiliselt on ta sel hetkel, kui kaamerad on seal tegutsevad, siis pannakse hea valgus peale, saal läheb valgeks, inimesed on nagu vabalt, noh, kes kuidas parasti on, et aga nad ei ole seal, ta ei ole selline lavavalgus, ta on pigem selline tavaline stuudiovalgus. Et pildis emotsioone saab, jah, võidu emotsiooni saad sealt kätte, kui võitja selgub, siis seal hakkab, ütleme, võitja lõppu hääletuse osas, noh, kui seal hakkab juba kujunema arvamust, noh, nagu see Austria, see Conchita või kes ta oli, tema puhul oli jah, kui ta emotsioon kogu aeg süvenes ja süvenes, lõpuks ta nuttis lausa, nii et no, seda sai jah teha. Et tuleb hääletust jälgida ja siis õigesse suunda panna, jah? Jaa, tuleb inimesi vaadata, kes nad seal parasti on, mis nad teevad, kuidas nad seal kargavad. Mõni on väga morn, Vene delegatsioon üldiselt on alati morn, siis nemad eks kahtlustavad seal igasugused vandenõusid, et mis nad ei võida kogu aeg, et noh, aga ei, minu meelest on see niisugune koht, kus saab sellist nagu pressipilti, sellist nagu ehedust kätte. Lava peal saad sellist kunstlikku pilti kätte. Sa rääkisid, et kõige toredam on see, kui sa siis lõpuks saad lava peale võitjad pildistama, eks. Et kuidas see protsess siis välja neeb su jaoks, et sul on siis mingisugune oma rada, kus sa lähed või? Ei, ma sätin ennast sinna, selle 2 nädala jooksul ma teen kõik väljapääsud, teed, liikumisalad omal nii selgeks, võin seal silmad kinni käia põhimõtteliselt, ma tean, kus ma liigun, saan tuttavaks turvadega, saan tuttavaks inimestega, lava, manageride, kõikidega. Ja me lepime kokku, et ma tulen enne saate lõppu mõned minutid, ma olen seal lava kõrval, kas vasakul või paremal pool, sõltub see, milline lava ehitus on seal mitu seda keelt või saarekest või kus see võitja läheb. Ja siis ma olen seal ees, kus teised pressifotograafid on, et seal on ka neid, see on ka üks kamp neid, võetakse 10-15 tükki, kes saavad ka siis võitjad pildistama. Ja siis ma katsun nüüd ette sattuda, et kui öeldakse go, tiitrid on läinud, saade on läbi, siis jookse. Ma jooksen hoo pealt mõned plõksud ja minema ja pressikeskusesse. Ja sa ei ole kunagi hiljaks jäänud? Kus ma jäin hiljaks? Olen ikka. Ja meil on õnneks teine fotograaf, 2 teeme Toomasega, saksa fotograaf, et me oleme back-upin, et üks tuleb ühelt poolt, teine tuleb teiselt poolt, et kui üks ikka saab pildi kätte, on ju, siis me jagame ära, kes jookseb pressikeskusse ja mida ma olen hiljaks jäänud, kui Iisraeli võitja eelmine aasta pildas oma selle asja katki, selle karika. Ta tuli küll pressikeskusesse, siis talle anti uus, alati neid 2. Et seda oleks tahtnud pildistada, kuigi see ma arvan poleks välja näinud, nii et see oleks olnud siuke natuke keelatud pilt võib-olla. Aga mida sa mõtled selle all, et sa jäid hiljaks? See on ju igati ettearvamatu hetk, et kuidas sa oleks saanud selle reageerida üldse? Ei no, mul peab olema silmad lahti 360 kraadi ümber pea kogu aeg silmad käima, on ju, sa pead aimama, et sa pead nägema, noh, nagu oli Austrias oli, kui meie üks eestlane tuli lavale ju, andis Conchitale lilled, üks meil paberitega natuke mitte päris terve olev inimene, kes seal põlvitas ta ja keegi ei teadnud, kuidas sinna sattus. See oli põhimõtteliselt tiitrite jooksu ajal, juba teda õnnitled, juba fotograafid lasti peale ja siis Meelis oli ta nimi, Meelis Kaldalu. Ja, just. Tuli oma, ma ei tea, mis need olid, need suured pikad lilled, ei ole pojengid või mingid gladioolid olid, need just valged gladioolid. Ja tuli põlvitas ja hakkas seda seal nagu endale naiseks paluma või mida iganes, siis turva tabas ära, aga ta jõudis juba lilled üle anda. Ja siis ta joosti sealt maha, viidi minema, aga Conchita poseeris lõpuks kogu aeg nende Meelise lilledega, kui nüüd teeme neid võidupilte vaadata, siis need gladioolid on kõik Meelised saadud, nii et see hetk oli jah, et seda oleks pidanud, ma nägin seda kõike mõni külje peal ja isegi mingid pildid tegin sellest, et sa pead aimama ette mingid olukordi. Aga ühesõnaga, sul ei ole pilte sellest, kui Meelis lava peale jooksis? On küll, minu meelest ma olin kuskil nurga taga või meil oli ära jaotatud töö. Praegu ma ei mäleta, kui kuskil mingid pildid mul on kindlasti, et meil oli nii, et kas see maha võtmine oli või see Meelise minema vedamine vist oli ka pildi peal mul kuskil, jah. Kas need on pildid, mida üldse nagu kasutatakse, kui me võrdleme kas või seda, et videopildis ei näeta, kui liputajad jooksevad staadioni? Ja ega neid väga ei kasuta, see on siuke puhas telesaade ja ega neid väga palju kusagil ei riputata, aga kuskil kindlasti neti sügavustes mingites foorumites kõik vaatavad ja naudivad. Samamoodi, kus ma ainsana sain pildi, oli,
kus see oli, Ukrainas, et aga Ukraina Jamala oli lava peal ja siis hüppas sinna üks hull, see oli see Jimmy Jump. Ja näiteks tagumikku just. Tõmbas püksid, ta oli mu nina all, ehk siis ma sain selle kaamerasse, tema suure tagumiku otse kaamerasse. Aga mis oli imelik, oli see, et kõik pressifotograafid vaatasid samal ajal teisele poole, mis laval toimus, on ju. Kus teisele poole, nii et ma olin kuidagi nagu, nad olid nagu niimoodi, et ma sain selle ainsa kätte selle suure puuviljakorvi nii-öelda. Aga jah, ilmselt seda pilti väga ei ole näetud kuskil. Oli küll, ta oli minu meelest jooksis läbi siin mingitest kanalitest korra käis, aga ega see selline pilt ei ole, mida sa 100 aastat hiljem vaatad või ma ei tea, nagu neid kuulsaid sõjapilte või mida iganes, et see on niisugune lõbus ja ega ta tuleb ja läheb samamoodi, et ta ei ole selline ikooniline pilt, mida sa võiksid olla. Minu jaoks on ainus pilt, mis mul endale õudselt meeldis, oli see, mis ma tegin Bakuus ja mis läks hiljem Rootsis oksjonile, oli see võitjas. Loreen, jah, tema see lavapilt, kus ta seal, seda pilti ma ootasin, see oli see koht, kus ma ootasin seda ühte sekundi, kus ma teadsin, et lava peal ta teeb ühe liigutuse, kus ta hüppab tantsija seljast maha ja see hetk on ta juuksed püsti peas niimoodi. Ma sain selle kätte, see oli see, et ma proovide ajal, ma ootasin seda hetke. Ma sain selle kätte ja see läks nagu, see pilt läks viraalseks ja kõigi selle aja jooksul. Kui poolfinaalid või finaalkontsert on läbi, sul on pildid tehtud, kuidas su töö siis edasi läheb seal öötundidel? 2 nädalat pilte, see on umbes 20 000 pilti või palju seal on neid, hästi palju on. Kuidas töö läheb edasi on nii, et ma teen oma need plõksud ära, silmatilgad, kukun voodisse ja makan, kui sa nii mõtled. Ma teen pildid ära, panen nad üles serverisse, kell on öösel tavaliselt, siis kui see otsesaade läbi saab, pressikonverents lõpp, kell on 3-4, magama hommikul hotellist, kott kokku ja lennuki peale koju ära, kõik. Kogu lugu. Ja mingid pidulikku hetked, nüüd said, näin sulle võidukarikas. Ei ole, tavaline töö. Aga selles mõttes sina tood maapõuest ära selle tooraine nii hea kui vähegi võimalik, et sa pärast nagu ei pea üldse nagu põdema ega tegelema. Ma ei laku neid pilte lõpmatuseni, seepärast, et see keskkond on niivõrd hea lakkumisel, mõtlen seda, et ma ei töötle neid niimoodi, et siin mängin mingite varjude või kilogrammide või kortsudega, mida mõned arvavad, et võtake mul seda lõuga vähemaks. Ei, sa ei jõua lihtsalt seda riike nii palju seal. Õnneks on see lava nii hea, valgus on nii hea, et seal pole vaja värvidega suurt midagi teha, et lihtsalt vaatad, et oleks et ikka silmad lahti oleks, kui inimene laulab. Kui ta on selline kurb laul, loomulikult silmad kinni või pisar jookseb. Aga et pilt on alati mul, seal on lihtne teha, selles mõttes lihtne. Füüsiliselt raske, sellepärast, et neid on nii palju ja silmad saavad sellise koormuse, et ma tõesti mingi hetk ei näe enam päris korralikult. Ja siis lõpuks puhkad silma seal. Ja see on selline taastuv asi, jah? Ja, ma kannan prille, ja. Kuivõrd selle korraldava linna üldises pildis üldse paistab välja, et selle Eurovisioon on? Bakuus paistis see väga välja, siis see riik, see linn pingutas ikka nii, et seal raha kokku ei hoitud, toodi kuskilt Hiinast uued taksod, bussid, mikrobussid, ehitati isegi hotelle, ma olin ühes hotellis, esimene klient lausa, isegi vist ühes 5-tärni hotellis. Niimoodi, et mõnes riigis paistab ta hästi silma, aga ma pakun välja, et Euroopas ta väga silma nagu ei hakka paistma, seal nagu väga ei pinguta, tehakse nagu kontsert ära, mõned plakatid, mõned sildid, sõltub riigist võib-olla. Ma arvan, kui Eestis oli, siis ta oli rohkem paistis silma ikkagi suur asi, eestlane ju pingutab, ma ei tea, kaamli ka läbi nõela silma. Selles mõttes ei, see sõltub riigist, jah. No kui sul on endal ka turva eest vastutamise kogemus, siis milline see Eurovisiooni turva on? Ta on hästi karm selles mõttes, et ta iga aasta ma vaatan ka selle pilguga, et vaata, nüüd teevad nii. Iisraelis, mis mulle hakkas silma, või siis enne Iisraeli oli see, et oli hästi palju delegatsioone, kellel olid relvastatud turvameeskonnad kaasa. See mulle natuke tekitas kummastust, sest sa oled nii nagu kinnises nagu rohelises alas, turvaalas, kus on väljas on ju kaetud kõik. Sa oled nagu lennujaama turvale nagu läbi. Ja seal ei saagi olla midagi. Kui sa näed relvadega inimest kuskil backstage'is on ju, siis see natukene tekitab kummastust, miks seda vaja on, kui sa oled niigi siin alas on, siis siin ei tohiks ju olla midagi sellist. Aga see on riigiti nii, Iisrael oli karm, seal oli ikka näha neid automaatoreid ja kõiki. Mõnes riigis jälle, võtame siin Taani,
väga rahulik, ei ole nähtavalt midagi, mingit sükest show-off ei ole, et nüüd paneme siin kuulipildoga mehe siia peaväravasse. Ei ole sellist asja. Ma arvan, et järgmine aasta Rotterdamis, kõik see sõltub ka tõenäoliselt sellest, mis see olukord on parasti Euroopas nagu terrorismiga, et kas on olnud mingid sündmuseid. Kui siin olid mõned aastad tagasi sündmused, siis loomulikult aktiveerusid mingid kaitsemehhanismid ja sellest tingituna olid ka need ihukaitsed kaasas. Aga nüüd on vahepeal rahulik olnud. Ma arvan, et järgmine aasta on hästi rahulik turva. Loomulikult see on turvatud, kaitstud ala, sinna ei pea midagi kartma. Sinna sisse ei saa inimesed, kes mingisuguse halva sooviga on. Ma vähemalt loodan nii, jah. Nii et sa ei ole näinud ühtegi intsidenti ka või sa ei ole nagu sellist mingit ohuhetket tajunud? Eestis oli meil intsident küll, jah. Nii, mis? Ainus intsident oli, kas ma räägin sellest? Räägi ikka. Meil oli tegelikult isegi paar tükki neid, aga üks oli kõige raskem intsident oli see, kui meil tehnik pani kaamerat üles sinna peaväravasse kukkus allaredele, kes me pidime ta laskma käega läbi röntgeni, et ootasime kiirabet, vaatame, kas tal on luumurde või olnud. Ja teine intsident oli see, kui kusagil Tallinnas ühes Õismäe tormajas üks keegi hakkas suure fotoaparaadiga aknast välja vaatama ja siis meil katudes snaiperid märkasid ja siis politsei reageeris hästi kiiresti, et mis seal toimub, keegi suure toruga vaatab. Aga niisuguseid suuremaid, ma nagu ei mäleta, et oleks olnud mingid pikali jooksmisi või Iisraelis oli, kui on see punane vaip, see on kaks sündmust on Eurovisioonil, üks on see punase vaiba üritus, kus kõik delegatsioonid tulevad, kõnnivad sealt kuhugi linnavalitsuse hoonesse, et koos seal võtavad väikse veini. Seal olid mingid demonstrandid, olid Iisraelis põlvili maas seal peahoone juures, aga need kuidagi hästi vaikselt korjati kokku ja lahendati ära, nii et seal ei olnud üldse mitte midagi sellist, mida nagu peaks meenutama. Tegid pilti ka neist? Ja, need läksid välja ka. No ikkagi muusikalise poole pealt ka, et mis sinu lemmiklaul on Eurovisioonil? Lemmiklaul. Lemmiklaul. See oli see Stockholmis on Justin Timberlake laulis seal vahepeal, see oli mu lemmiklaul. See oli väga äge. See oli kõige lahe. Ja, see oli väga lahe laul. See on siiamaani mul lapsed teavad, see on Issi lemmiklaul. See on hästi positiivne laul. See on multifilmi üks laul, aga ma nägin, kuidas ta seal proove tegi, kuidas ta seal lavas, kuidas ta tuli, kuidas ta ennast üles küttis. See oli väga lahe vaadata, kuidas ta seal kogu see tiimi üles, nagu sportlased ajasid ennast keema ja siis läks lavale, tegi mul loo ära. Tuli, tegi, läks kõik. Mitte nagu Madonna eelmine aasta, kes venitas ühtepidi, venitas teistpidi, tuli sealt lavalt lõpuks, nagu ta tuli. Ma saan aru, seal vist muusikaliselt aidati teda kaasa lõpuks. No kui sa võrdled näiteks spordisuurvõistlustega, kas see on nagu selles mõttes sinu jaoks ka emotsionaalselt kuidagi sama või teissugune? Mulle meeldib rohkem sporti teha. Ma just viimasel ajal tööl kolleegidega rääksime, et mida nagu lahe oleks pildistada just, et mulle viimane asi meenub siis, kui ma käisin Eesti seda meeste võrkpalli pildistamas siin ka Hollandis. Nägin küll hävingut, aga ma nägin seda väga lähedalt ja seda nagu, sa õpid selle projekti käigus rohkem ja rohkem nägema emotsioone, mängu, kõike seda. Ja samamoodi nagu Eurovisioonil sa õpid, näed inimeste liikumist, kuidas ta võib-olla seal kukub või astub või istub, et see on nagu protsess, mis nagu muutub töö käigus. Nagu spordis on see emotsioon hästi tugev, seal on emotsioon, seal on see, et nad varjavad emotsiooni selles Eurovisioonis, nad ei tohi näidata seal väga palju välja seda. Sest äkki keegi näeb ja siis hääletab vastavalt. Natuke nagu mängitud emotsioon on see. Ja, eks see on üks show ju. Tegelikult Eurovisioon on see saade on ju telesaade, saate nimel tehakse 6 aega ennem kõvasti tööd või mitu kuud isegi ennem tööd. Spordis samamoodi, spordis ju pingutatakse kuid, et siis tuleks tehakse oma üks võistlus ära ja jäädakse dopinguga vahele. Kõik. No sa ütlesid, et sul on, või teil on nagu selline paar, eks, kes seal teeb, tiim. Ja. Kui pikalt see tiim on siis toiminud ja kuidas te nagu kokku saite? Lihtsalt pandi kokku? Või? Ei, see on selline tiim, iga aasta on hange või üle paari aasta üks Hollandi firma, kes siis pakub seda nagu nii-öelda tugiteenusena nii video, foto, teksti, see on website eurovision.tv selle nagu haldamisteenust ja siis nagu partnerina siis on seal lähedal, et toodab seda sisu siin ja siis on see kõigil kättesaadav ja see on aastaid juba olnud. Aastas mina sain tuttavaks 2008, kui ma seal Belgradis olin selle juhiga eestlasega, kes oli Jarmo Siim, oli mees. Ja siis järgmine aasta kutsus juba mind, et kui kas sa meil ei taha tulla nagu kätt proovima. No, proovime ära. Ja ma proovin siiamaani.
Meeldib? Jaa, kõik küsin, miks sa käid selle, mida sa teed seda, miks sul seda vaja, mind huvitab see tehnika, kuidas see asi käima lõpuks läheb, kuidas asi lõpuks välja kukub, et see, kuidas nad seal 2 nädalat punnitavad oma valgust, heli, liikumist, kaamera parki paika, lõpuks seda tuleb välja, see on nii jube äge. See on nagu siuke, et ma ütlen, see kuklakarad läheb püsti, kui sa saada käima läheb ja sa tead, et nüüd hakkab toimuma. Nüüd on see, mille nimel nad on siin nagu teinud tööd niimoodi, et keegi maga ka seal mitu päeva. Ja siis on see tehtud. Kas ja kui palju seal koha peal on sul aega justkui eraldi Eesti tiimile kaasa elada või nendega rohkem suhelda? Loomulikult ma elan kaasa ja kui ma ikkagi püüan sättida ennast oma tegevusi seal eestlaste lähedusse, et näha ja kuulda, kuidas neil läheb seal ja kaasa elada ja loomulikult on kurb, kui näed, et jälle nad ei saanud poolfinaalist edasi. Mis jama see on? Eks ikka elad ju sisemiselt kaasa eestlastel. See ei saa ju öelda, et ma võtan nüüd kõiki võrdselt. Loomulikult ma proovin teha eestlastest veel paremaid pilte ja veel paremini. Ma pean võtma suht võrdselt sama arvu pilte, ütleme. Kui ma teen galeriisse 20 pilti, siis eestlased peaks ka olema 20 pilti. Et ei saa teha rohkem, mis keegi ütleb, et näe, sa oled kallutatud, eks. Ma ei saa olla nii, aga sisemiselt ma tunnen alati, loomulikult mul rõõmus, saime edasi finaali, kuigi kas sellest midagi sõltub, ma ei tea. Mis see kõige parem pilt, mis sa eestlasest oled teinud? Sa selle Loreeni pildi tõid välja, aga kui mõtleme eestlased. Elina meeldis mulle. Miks meeldis? Meeldis, teda oli visuaalselt lahe pildistada. Just sellepärast, et ma läksin esimest korda, ma alati püüan otsida omale nurga, teistsuguse nurga, et kaua sa ikka sealt alt pildistad neid alt üles ninasõõrmeid või niimoodi, eks ju. Ja ta oli veel kõrgel puki otsas ka või kasti otsas. Ma läksin kuskile sinna areeni taha otsa hästi kõrgele, püüdsin teha just teist nurka, nii kogu tema see valgusefekt ja see seeliku efekt välja tuleks. See mulle meeldis, see oli mulle endal väljakutse, ma pidin kõvasti jooksma kusagil taha otsa ja jõudma selle 3 minutiga uuesti alla tagasi mingil, et lõppu kätte saada. Ei sain. Tema oli üks selline, kus ma tõesti nautisin seda värvide mängu. See oli kihvt, hästi kihvt. Ja ka hääl oli selline, et kui sa seda seal saalis kuulasid, siis see oli ka niuke see, kuidas inimesed kaasa elavad seal saalis, see oli ka võimas, et see oli kihvt, jah. Nii et see kallis number oli seda väärt? Oli, see oli väga väärt. Isegi praegu mõtlen küünevärinatud tulevad, kus seal seda finaali, seda häält viimast, seda pauku pani ja see valgus lõpuks seal. Ma lõpuks tegin mingi niukse pildi, kus teda pead ei olnudki peast tulid nagu valguskiired ja siuke hästi lahe pilt tuli lõpuks, jah. No sul seda kogemust ei ole, et saaks Eesti võitu pilistada, mis arvad, kas tuleb see kogemus või? Mul alati piltnikuna mõtlen see, et kui ma teen ühe selle oma pildi ära, selle ühe oma elupildis, ma panen kaamera kinni ja lähen ära, eks ju. Et ma ootan seda, et ma tahaks küll ühe Eesti võidu ikkagi näha. Piltnikuna näha ja näha seda möllu, mis läheb lahti. Võt seda ma tahaks küll näha ühe korra. Ma ei tea, kas ma näen seda, Kui Uudo võidab see aasta, ma ütlen sulle. Kui Uudo ära paneb, siis tema on midagi, aga ma ei oska öelda. Kui ta nüüd kaaluga korda saab, siis on korraski. Jätame selle meelde ja kui niimoodi läheb, siis kindlasti otsime selle koha üles. Andres Puting, suur aitäh sulle! Aitäh! Taavi Libe, Lala taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.